Siin minu selja taga Justiitsministeeriumis küpsetatakse uut kohtureformi, mis peaks inimeste jaoks kogu kohtusüsteemi mugavamaks muutma. Kohtunikele see plaan aga sugugi ei meeldi, sest nende sõnul toob see kaasa ainult suure kaose. Kohtureformi kohaselt tekiks 4 maakohtu, 2 halduskohtu ja 2 ringkonnakohtu asemele 3 üleriigilist kohtumaja. Senised hooned 15 linnas jääksid küll alles, kuid kohtunikud peaksid igal päeval kohut mõistma erinevas hoones. Ennekõike on kohtute liitmine põhjendatud sellega, et inimeste jaoks oleks kohtupidamine kiirem, lihtsam ja kättesaadavam. Et Eesti on väike riik ja kui on üks üleriigiline maakohus, siis ei pea inimene mõtlema, et kuhu pöörduda, milline on see kohtualluvus, vaid ta kirjutab ühele meiliaadressile. Selle eelnõu tulemusena ei muutu midagi paremaks. Ei lühene menetlustähtajad, ei muutu midagi tõhusamaks, kiiremaks ega isegi mitte odavamaks. Niigi ülekoormatud kohtunike sundimine ringi sõitmisele kuidagi nende koormust ju vähendada ei saa. Et selle asemel, et teha sisulist tööd, peavad kohtunikud põhimõtteliselt igapäevaselt kuhugi reisima ja ei ole eelnõus ühtegi tasakaalustavat meedet, mis seda siis tegelikult välistaks. Igale kohtunikule peab jääma tema kindel töökoht, tema töölaud. Kuidas see täpselt korraldatakse, on selle eelnõu küsimus. Mõni võiks nüüd öelda, et asi nendel kohtunikel kõrge palganumbri juures mööda Eestit sõita. Tegelikkuses tabab sama saatus kõiki, kellel on kohtusse asja. Hagi võid sisse anda küll Tallinnas, kuid esimene vaba kohtuaeg võib sind istungile viia hoopis Kuressaarde. Varem tuvastati see, milline on siis inimesele kõige lähem kohtuasutus kohtute tööpiirkondade alusel. Need on eelnõuga kaotatud. Ja kuigi menetlusnormid justkui endiselt kehtivad, mis selle lähima kohtusse pöördumise õiguse ette näevad, siis on ebaselge, kuidas seda üldse rakendama hakatakse. Ja teisest küljest, kui nüüd kohtunik on sunnitud kulutama oma tööaega pidevale reisimisele ja kõigele muule, siis võib paratamatult tekkida surve sellele, et olge hea inimesed, reisige ise. Põiklik toob aga välja, et kohtute liitmine annaks kohtunikele võimaluse spetsialiseeruda ja teha paremaid otsuseid. Uritamise sõnul pole see aga võimalik, sest Eesti kohtunikud on nagu perearstid, kes peavad ravima kõike. Tõsi, saatekirja alusel on ka nemad jagunenud juba kas kriminaal-, haldus- või tsiviilvaldkondadele. Kuid selleks, et üks kohtunik saaks tegeleda ainult üht tüüpi menetlustega, läheks vaja tunduvalt rohkem inimesi. Viimase aja juhtumid Eestis, kus on väga tõsised näiteks lähisuhtevägivalla teemad või noorte kuritegevus, siis jah, meie oleme veendunud, et kohtunike spetsialiseerumine, eriti nendel valusatel teemadel, peaks andma ka selliseid lahendusi, mis ka ühiskonnas on ootuspärasemad. Reformi kitsaskohana toob Uritam viimasena välja ka järelevalve. Täna teostab seda ministeerium, kuid tulevikus liiguks eraldi nõukogu alla, kuhu peavad eelnõu järgi kuulumuliseks ministrile veel 2 tegevpoliitikut. Kohtunike valitud esindajad on selles nõukogus vähemuses. Meie leiame, et siin koonduvad mitmed riskid. Esiteks on poliitiline risk, teiseks ei saa välistada korruptsiooniriski ja kolmandaks, mitte vähem tähtsaks riskiks on julgeolekurisk, mis on täna ka lõpuni hindamata. Ehk otse öeldes, tulevikus ei garanteeri miski, et poliitikute pikad käed kohtusaali ei ulatu. Põiklikus sõnul aga sellist kohukohta pole. Kohtunike ühing on omalt poolt teinud Vabariigi valitsusele pöördumise, paludes eelnõu menetlemine lõpetada.